hakkab vaikselt siiber saama sellest talvest. Tahaks juba ära sooja ja sükest head ilma kevadet. Ma mäletan oma lapsepõlves sellist asja, et kuna mu sünnipäev on 9. märts, siis ma ei tea, mis see aasta võis olla, aga ma mäletan seda, et sai ringi joostud siis lühikese püksiga mööda Toomemäge ja võililli taga aetud, et on olnud ka selliseid kevadeid. Aga jah, ütleme niimoodi, et ega see iseenesest halb ei ole, et praegu külm on, kuna kõik võimalikud igasugused ploomipuud, luuviljalised ja isegi õunapuud olid ju eelmisel aastal ja üldse ka aasta ennast seda igasuguste lehetäide ja kõik võimalike putukatega kuidagi moodi nii haiged, et ega väga viljasaaki kui sellist ei olnud, et mul oli eelmine aasta üle mitme aasta oli üldse niimoodi, et õnnestus mureleid saada, et kõik eelnevad aastad on mingi jama olnud, ploome pole üldse saanud, nüüd vist pügasin tal liiga ära, aga jah, et eelmine aasta siis andis mul ploome üks ploomipuu, mis sai sisuliselt maasse lükatud puu oksast ja on ta siis nüüd nii suureks võrsunud, et kandis ploome ja seal küljes olid täitsa siuksed suured ploomid, et kui ikkagi räägitakse seda, et ploomid vajavad ja üldse siuksed puud, et kui sa niisama istutad, et siis nad reeglina saaki kandma ei hakka ja metsistuvad ära, siis see on nüüd koht, kus ma vaidleks vastu, sest ma ei tea, see ploom andis oma väikse kasvu kohta tegelikult ikka üllatavalt suuri isendeid, et kuigi seal olid ka oma töö teinud jälle need sipelgad ja lehetäid ja kõik see seltskond, aga õnneks see talv võtab need tegelased vist maha või siis tuleb kevadel hakata, ma ei tea, millegiga neid puid pritsima, et see aasta katsetasin ära ka selle, et ma tegin esimest korda elus siis õuna ploomimoosi. Ploomid ei olnud enda oma, ploomid olid Maxima omad. Aga jah, veidike sai tehtud niimoodi, et täitsa hea kombo selles mõttes, et mida panna pannkookidele peale. Et mulle iseenesest täitsa meeldib, jah. Ma olen hästi suur magusasõltlane, et kõik võimalikud vaarika, maasika, moosid, kõik siuke teema on täpselt minu teema, et ei ole probleem võtta purk moosi kõrvale. Okei, pätsi saia ei võta, aga pool pätsi saia sisuliselt ja see purk alla kühveldada, pean silmas siis sellist 500-600 milliliitrist purki siis, et mis ütleme siin tavaliselt need Põltsamaa moosid ja need on vist mingid 350 või nii, aga jah, siukene kogus seda moosi sisse kühveldada pole keeruline. Lemmik on siis moosidest mul vaarikamoos ja siis Pohla oma, siis meeldib uus kombo, mille ma avastasin, oli siis ka eelmisel aastal oli, üle-eelmine tegelikult valetan isegi, oli siis pihlakas, aroonia ja õun. Kokku tekib siukene liba Pohla moos, mis on ära vahetamiseni sarnane Pohla moosiga maitselt. Et kui nagu silmad kinni niimoodi võtta, maitsta seda, siis väga vahet ei tee sellel moosil, sest ta on ikkagi väga hea siukene moos, mida panna, ütleme, pannkoogi peale ja ta ei jää nagu siuke läila magus või siukene, maasikas on ka siuke okei, mustikas on siukene pigem põõsast söömiseks, et tikrimoosi olen vist lapsepõlvest maitsnud, aga õunamoos ise on hea, aga nii püreena kui siis ütleme tükkidena on sellised sent korda sentimeeter õunatükid seal sees on veel eriti hea, et annab siukse mõnusa tekstuuri moosile, et sööks nagu päris moosi, jah. Aga ise hetkel siis on tiiruga linna poole ja olen veidike haigeks jäänud, et palavikku küll ei ole, aga siuke enestunne on suht räbal.
olen nüüd paar nädalat seda, ma ei tea, kas siis grippi või mis iganes asja edasi lükanud ja tunnen, et jäägermeister on ka otsas ja sellest ka enam abi ei olnud, et Egiptuse 1-2-3 gripirohtu söödud ja mingisugune asi oli veel. Et nendega olen nüüd saanud seda viirust edasi lükata ja täna ma lähen vaatan, kas ma saan siis mingisuguse testi, millega siis testida, et kas on haigus küljes või ei ole haigus küljes, et mitte, et see midagi annaks, aga hea on muidugi see, et kui see ennem ära põdeda, kui nüüd siis minna seda reisikompassi vlogi filmima siis Taisse, et ei ole just väga hea olla ülihaige, olles ise siis kuskil soojas kliimas ja siis seal põdeda päikese all, et ma ei tea, külmas on võib-olla see gripi põdemine vähekene nagu loomulikum. Kuigi jah, ega pole välistatud, et sealt külge ei saa mingisugust kõhuhäda, et peab vaatama, mis ja kus ja kuidas seda vett juua või milleks vett juua õlut või veini või veel kangemat kraam, et siis võib-olla on ka võimalik see kõhuhäda eemal hoida. Ma ei tea, kas see on linnalegendi tasemel, aga mind ennast on aidanud, on see, et kui näiteks sellised Aasia ja Egiptus ja siuksed kohad, et kui seal siis nagu juua pipra viina, ma olen joonud mingit tšilliviina, ma ise eriline tuliste roogade fänn ei ole, pigem ikkagi Eesti toidud, kõik võimalikud seenekartuli, kasteakli ja kastekartuliga, pannikartulid ja siuke teema. Aga see tšilli kaun viinapudelis, ma ei mäleta, kes selle pudeli tegi, kas see oli mingi Nemirov või mingi siuke viin oli. Kurat oli kõhuga mingisugune jama ja panin 2 pitsi seda pipra viina ära ja nagu uuesti sündin, selles mõttes, et ikka väga, väga heaks läks eest, et kõiksugune möll, mis ennem oli, korin ja möll, mis kõhus käis, see oli sekunditega kadunud, nii et umbes poole tunni pärast oli kõik väga hästi. Aga jah, hetkel siis liigun siin vaikselt Edeni poole ja käin sealt tiiru läbi ja lähen vaatan siis, kas saan Alko 1000 vist olid need testid kõige odavam, ma vaatasin 2,38, seal oli multitest, seal olid koroona ja AB vist, hepatiit ja gripp ja kõik kokku, et vaatan, kas ma siis saan selle testi, kui saan, siis näitan seda siia samma kaamerasse ka. Käisin selles A1000 marketis ära ja ma arvasin, et see on gripitest ka ja AB, aga ei ole, on tavaline Covidi test, nii et aga jah, eks ma testin selle ära, 5 korda olen ma seda Covidit põdend, mis sest, et vaktsiini tegin. Et tänase päeva seisuga ma enam ei teeks iial Covidi vaktsiini, sest see jutt, mis kunagi räägiti, et kui teed, siis pihta ei saa enam ja põed kergemini. Kõik need 5 korda, mis ma olen põdenud Covidit, on olnud kuradi nii kuramuse vaevarikkad ja painless, et ei oska seda sõnadesse panna. Aga et see tuju oleks veidikene positiivsem. Tänase, ütleme, selle vlogi lõpetuseks siis sebisin siis endale brownikoogi. Tervitused siis Eesti Pagarile, kes on selle koogi siis teinud ja see on nii piisavalt magus, et mina seda niisama süüa ei saa. Küll aga olen oma TikTokis ja Instagramis siis öelnud, et pange siia hapukoor peale. Super hea kombo tuleb. Et katsetage ära, kellele tal magus tundub. Ja üks muidugi klassika, mida ma ka siit sebisin, on siis see fiir. See on mulle juba tegelikult nõukaajast saadik meeldinud, et väga hea. Mõni ütleb, et ülimagus, minu jaoks mitte, ma ei tea. Samas minu jaoks on, ütleme, browni väga magus. Nii et selline siis tänane vlog on. Õhtul teen siis selle testi ka ära ja siis juba saan teada, kas olen siis pihta saanud selle viirusega juba siis või mitte. Nii et
et ilusat päeva jätku või õhtu jätku või kuna iganes sa seda postitust vaatad. Tšau!